oleme tagasi sinuga jälle kaheses koosseisus, kusjuures just Lauraga arutasime kaamera taga, et huvitav, kas teile meie kahesed osad meeldivad, et andke tänase osa lõpus siis kommentaarides teada. Kuidas tunne on? Minul on tunne väga hea ja kusjuures, kui hakata lugema saateid minu kõige esimesest podcastist peale, siis tänane saade on 100. juubelisaade. Kus on kook? Ma just tahtsin öelda, et ainus asi, mis on täna pidulikku, on põhimõtteliselt mitte midagi. Ma tahtsin suga kokku lüüa. On sul midagi seal tassi sees või? Teeme väike cheers. Palju õnne sellele podcastile. Mitmes episood see mul on siis? Mingi 5-7? Ma ei tea, 6 või midagi. Okei. Selles mõttes on nagu naljakas, et või tähendab, kõigepealt ma tahtsin üldsegi aitäh öelda kõigile, kes on... Palun, mul on väga hea meel. Kes on kuulanud seda saadet, kas ma ei tea, viimast paari osa või viimast 100 osa. Wow. Et tegelikult see 100 isegi tundub nagu nii vähe, sest see podcast on nii palju erinevaid etappe läbi teinud ja nii palju aja jooksul muutunud. Ja nii palju saatejuhte on läbi käinud. Ja ma tean, et on inimesi, kes on nagu algusest peale jälginud ja kuulanud ja see on väga lahe minu meelest. Mitu tundi sa oled teinud siis oma podcasti, kas sa oled arvutanud? Tead, ma mõtlesin ka vaata öeldakse, et 10 000 tundi teed midagi, oled selles väga hea. No mul läks arvutamine sassi, ma ei osanud nii kõrgelt arvutada. Ma mõtlesin, et teate, mis vahet ei ole, sest järgmised 10 000 ootavad meid niikuinii veel ees. Aga see pani mind mõtlema, et kuidas sinul nagu tunne on praegu oma selles saatejuhi rollis, et me ei olegi sükest väikest recap'i teinud vahepeal. Ma ei tea, kas ma järgmise 100 jõuan välja sõuda. Nagu ma olen 6 juba, et kuulge, pillid kotti ei tegelikult. Väga tore on olnud ja ma arvan, et sinuga on kindlasti kergem seda juhtida kui üksinda. Ma ei tea, mis sa siin üksinda oled teinud, kuidas sa jaksad. Et nagu see on... nagu energiavärk ja intervjueerimine, kogu see prep, ma kunagi kujutan ette, kui palju eeltööd see nõuab ikkagi saatejuhilt. Nii et see on olnud äge ja teine asi on olnud mu diktsioon, sest et see ei ole olnud kõige parim ja me ei pea detailidesse laskuma, miks see pole parim olnud. Aga ma tahtsin teiega teha diktsiooniharjutusi täna, sest et ma otsustasin, et ma hakkan neid iga hommik tegema. Sa otsustasid seda juba eelmine nädal, mis tekitab küsimuse, et kas viimased nädal aega oled juba teinud siis iga päev neid harjutusi? Ei, ma unustasin ära. Selge. Okei, no minul on näiteks probleem R-iga. Nagu, öelge kiiresti 4 rubla liiter. 4 rubla liiter, 4 rubla liiter, 4 rubla liiter. 4 rubla liiter, 4 rubla liiter, 4 lubra. Jep. Lubra, ma ütleks ka, võtsin käsi, no ma olen profi juba. Profi Anna sina. 4 No see ongi lubra. Lubra. See oli kõige raskem, nagu me oskame kõigelda musta lehma saba, valge lehma taga, mul sellega ei ole probleemi. Aga nagu 4 rubla liiter, 4 rubla liiter, 4 rubla liiter, 4 rubla. Ma ei tea, kas see on diktsioon, kuivõrd see on see, et see on see keele sõlm minemisharjutus lihtsalt. Okei, siis mul on lihtsalt keeles. Oota, Anna, ütle ükskord seda veel. 4 rubla liiter, 4 rubla liiter. 4 rubla liiter, 4 rubla liiter. Roosa rott röövis roosi. Aga see L. Oota, mis asja, mis rott? Roosa rott röövis roosi. Nagu mul on see L. Roosa rott röövis roosi. Ja sul on L ja R kõrvuti on raskem. Äkki see on Laura Rannaväli. Sest vahest ma skipin ühe raa. Ma ütlen Laura Rannaväli. Laura Rannaväli? Issand, kui roosa rott röövis roosi. See on tõesti lihtsam. L ja R, ma arvan, on kuidagi keelele raskem. Anna mingi üks veel. Tuletõrje häire signalisatsioonisüsteem. Tuletõrje häire signalisatsioonisüsteem. No see on lihtne. Anna õlu üle õla. See oli hea. Rändnäitleja liidriroll. Seal on ka D ja R. Liidriroll. Rändnäitleja liidriroll. Rändnäitleja liidriroll. Nagu liidriroll. Proovi ka mõnda. Ei taha. Mis oli Anna õlu üle õla? Jaa. Vaat see L ja R, sinna on koer maetud, mulle tundub. Kuule, sina pead selle koer maetud asjaga lõpetama. See on 3. episood, kui sa ütled seda juba. See on mu rotatsioonis praegu. Aga 4 rubla liiter ja rändnäitleja liidriroll on selline, kus mul on keel nii pehmed, ma nagu väike laps. Aga seal aitab see, meil kiiret pole, et saad rahulikult oma R-id ja L-id täna välja hääldada. Kui ma kuulan podcast'e, ma ei viitsi, kui inimene vahest lihtsalt nagu venitab.
aga kui ma räägin liiga kiiresti, ma unustan Elli Terrid ära. Võib-olla on tõde kuskil vahepeal. Võib-olla on koer vaatad kuskile mujale. Võib-olla on koer mahatud kuskile keskele. Ma just sain enne salvestust aru, et mul oli totaalne valearvestus seoses sellega, millal see episood üles läheb, nii et tänased teemad võivad tunduda natukene outdated või? Vananenud, aga mul on savi, sest minu meelest need on huvitavad kõik Te ikka selegi tahate poolest. meid kuulda nendest rääkimas. Loodetavasti. Ja kui ma vaatasin, et mis selle aja jooksul, mis me vahepeal pole näinud, on juhtunud, siis minu jaoks üks nagu suurimaid elamusi ja sündmusi vahepeal oli laulupidu. Kas see oli see, kus Neemejärvi kukkus? See oli see, kus Neemejärvi kukkus. Ma teen nalja. Ja see oli üldse minu esimene kord päris elus laulu peal. Väga paljudel oli, sest ma nägin Instagramis, kõik olid mingi, see oli mu esimene kord. Ma nägin ainult Kelly Sildarut. Ma nägin ka ainult seda vist. Ei, tegelikult oli veel. Aga ma hakkasin mõtlema, kuidas me ei ole sinuga varem laulu. Sa pole ka kordagi käinud, on ju? Ma ei ole tahtnud ka. Sa pole tahtnud? Ei. Nooremana see oli see, et sa said sinna minna koolis skooriga. Aga minu jaoks see nagu nagu ma võin olla patriot, aga ma nii hullult ei ole, et ma nüüd tahan väiksena minna kõndides ja rahvariietest ja teha see, mis on rongkäik läbi on ju, olla seal kaare all. Ma lihtsalt kuulsin lugusi kogu aeg, kuidas tuldi tagasi öeldi, et sa said mingi päiksepiste, no mitte kaare all, aga et nii väsitav ja nii väsind ja lapsena sa ei viitsi mingit rongkäiku ju läbida. Et võib-olla nüüd vanemas eas ma võiksin minna, aga see aasta lihtsalt ei mänginud nii välja. Kusjuures ja need intervjuud, mis seal koha pealt tehti, seal oli sa päris palju... Neid? Ei nagu mingid errid ja asjad, kes tegid, kus olid nagu vanemad lastega ja siis küsiti ka, et no, et seal oli väga palju peresid, kes teadlikult toovad oma lapsi juba noorest east sinna ja siis väidetakse, et neil on kindlasti väga suur elamus. Nii palju neid väikseid lapsi, kes seal pealtvaatajate seas olid. No nad kõik olid siukse näoga, kuna vihma sadas nagu esimene päev terve aeg. Nad olid siukse näoga, et miks ma vaata siin pean olema ja ma saan täiesti aru, nagu et noorena, sul ei olegi võib-olla nii tugevat, ma ei tea jällegi, kindlasti on neid, kes ütlevad, et neil on ja vaata, kui palju oli neid mudilasi, kes laulmas käisid ja ma arvan, see lauljana, see kogemus noorena on kindlasti hoopis teine. Ma arvan, et asi oligi selles, mulle ei meeldi laulda, mulle ei meeldi tantsida ja mulle ei meeldi seista. Ma ei kujuta ette, aga mind ei ole kunagi see kutsun nii, et võib-olla nüüd vanemas seas minna vaatama, tundub äge. Ma arvan, et 100%. Ma võin sulle jagada oma emotsioone, need olid väga võimsad. Meil on alati käinud vaata telekast ikka nagu käib laulupidu ja sealt juba vaatad, et vau, uskumatu koha peal. Miks see nii kaua kestis? Jaa, see pühapäevane kontsert oli 7 tundi. Jaa, ma olin pühapäeval, ma maandusin ja ma vaatan, et miks ikka käib. Nagu läksin telekasse ikka käis. Ei, ma olin ka alguses seda meelt, et kas see peab nagu 7 tundi pikk olema, aga siis mida kauem ma seal olin, seda rohkem. No esiteks sa näed, mis on see rahva hulk lauljaid juba, siis sa mõtled, kui kaua võtab aega, et kõik need inimesed sinna kaare alla saada ja kui ma ennast panen nende kingadesse, siis sa nagu tahad, et see oleks väärt ka midagi, et sa ei lähe sinna tunniks ajaks ainult tuljakut esitama, vaid sul ongi ikkagi nagu, kuna see toimub ka iga 3 aasta tagant, et sul on ka siis reaalselt aega nagu see looming seal ellu tuua. Ja tegelikult koha peal aeg läks nagu nii palju kiiremini ja kui ma meenutan, tegelikult mitu laulupidu on toimunud ju sellel ajal, kui ma olin juba nagu teismeline, mitte täisealine veel, aga kus ma oleks saanud nagu sõpradega minna. Aga kuidagi... Maria Rannaväli poleks mitte kunagi midagi sellist teinud. See kõik käis minust nii mööda, nagu mul nüüd on võib-olla isegi veits nagu piinlik või häbi tunnistada, et sa oled nagu... Kuidagi minu jaoks kõik muutus. Sa ei pea sundima, et siin miski huvitaks. Ja ma saan aru, aga lihtsalt kuidagi nüüd sellel on nii nagu suur koht minu südames, et ma olen nagu, kuidas ma üldse, kuidas ma nagu magasin maha selle ühe võimaluse, mis mul oli, et minna laulma, on ja. Mis on lõpuks ei ole vahet. Lõpuks tänasel päeval käisin ja nautisin täiega ja see oli nagu ülivõimas. Aga mulle tundubki, et minu jaoks see switch oligi nagu peale koroonat ja siis, kui nagu Ukraina-Vene sõda hakkas, siis kuidagi, võib-olla oli vanus ka, siis nagu sain nagu mis on täisealiseks saingi umbes siis, on ju, aga lihtsalt kuidagi nagu siuksed eestlasi kokku toovad asjad on minu jaoks nagu nii palju ägedamaks läinud ajaga või lihtsalt oskad vanemannast nagu rohkem hinnata. Aga jah, ma nägin Kelly Sildarul oli ka. Esimene laulupidu ma olin nagu vähemalt ma polnud ainuke. Sa ei olnud kohe kindlasti ainuke seal. Ja siis seal on see, klassikaliselt on need viimased lõpulaulud, mille ajal siis kõik nutavad, on ju, see on nagu see standard. Aga mina ja Anna
ei teadnud, kas nutta või naerda, sellepärast et pisar kiskus silma kogu sõnumi ja emotsiooni koha pealt, aga naer tikkus peale minu lauluoskuse koha pealt, sellepärast et ma ei ole kuulanud neid videoid, ma vist selle hetkel ei filminud, kui ma laulsin taustal, vaata, aga mul nagu jõudis selle koha peal kohale, et ma laulsin mingeid laule viimati ongi teises klassis. Isegi kui sul on sõnad ees, siis no ma ei tea, kuidas sa kommenteeriksid seda situatsiooni seal, Anna, ma lihtsalt, ma olin väga vaikne, ma küll tegin nagu, ma tahtsin seda kogemust, et ma laulan kaasa nagu neid viimast paari lugu koos kõigiga, aga siis nagu kuidagi ei no esiteks meie nagu selles sektoris ei laulnud mitte keegi teine kaasa, mis oli juba väga kuidagi suur küsimärk, et miks mitte keegi ei teinud suud lahti. Kas teil anti mingid sõnad kuskilt ette? Ei no sa sai seda teatajat osta. Ma tahtsin sulle selle teataja tuua meeneks täna, mul läks meelest. Ma oleks laulnud teile. Ja, aga ei, muidu oli nagu hästi Messipuu poole ajal kippus mõni sõna enne, kui tarvis tulema, aga ei ole hullu. No see on see tempo ka, nagu see tempo on täiesti enne aimamatu. Tempo oli rohkem teema ja ega viis ka. Nad ju kõik laulavad nagu kõige kõrgemat nooti ever ja siis Anna proovis mulle ette laulda madalamat varianti, aga ma ei kuulnud teda, see oli väga koomiline. Teate, kus see on küll natukene teemast välja minev, aga üks asi, mis ma mäletan laulmise aga koolis oli see, et meil oli muusikaõpetaja, kes pani klassis kõiki korraks ühte salmi üksinda laulma koha pealt ja ma puhkasin nutma 3 korda, nagu ma ei kus on klassis, sa pead hakkama laulma oma häälega kõigi ees, see on nagu top 1 piinliku moment elus, kui sa ei oska laulda, aga ja sealt kasvas minu, ma ei tea, enesekindlus. Või kasvas enesekindlus sealt või? Ma tegin ära selle ja ma olin mingi Vau, no see on see põhjus, miks mina koori ei läinud. Sellepärast, et mõte sellest, et ma pean teiste nagu kõigi ees laulma. No see oleks nagu paljas inimeste ees. Ja ma olin nagu ei. Te kõik hakkasid naerma ka, see on see vanus, kus sa siis togid kaaslast ja itsitad, on ju? Ja, mis on kurb, et nagu, ja noh, ma kuulen neid lugusi ka nagu, kuidas on nagu koor ja siis õpetaja kuuleb, et keegi laulab vaata valesti ja siis lastakse kõigile ette laulda ja see, kes valesti laulab, on see, et ära rohkem koori tule alla. Ja selles mõttes mul nagu on kahju, sest see kogemus seal, ma kujutan ette, et kui äge on see kogemus seal laulda või tantsupeol tantsida. Vaata, tantsupidu oleks rohkem võib-olla tehtavam minu jaoks, et kõik ei peagi lauljad olema, aga sellegi poolest nagu ikkagi sealt rahva seast vaadata oli ka nagu ülilahe. Mul palju nalja sai sellele, et ma postitasin, et mul oli enda tantsupidu Poolas Open Air festivalil, kui ma Tsaila panin, sest nagu me tantsisime seal, mitte küll rahvariietes, aga meil oli sama lõbus, et sellepärast ma saan tulla ka. Me rääkisime enne Neeme järvi kukkumisest ka, see oli väga naljakas, kuidas mina sellest teada sain, sest siis kui nagu see Mu isamaa on minu arm viimane lugu ametlikult sai läbi, siis me juba hakkasime liikuma, kuna tõesti sealt rahvamassist koju saada muidu tundus nagu väga hull. 100 000 inimest oli või? Mingi 90 oli vist kokku, jaa. Aga siis olid nagu mingid lisalood ja me juba oleme umbes poolel teel koju ja helistan vanaisale, et küsida, et kas ta vaatas ja et äkki meid näidati ka ETV-s, me Annaga lehvitasime 100 000 inimese ees. Ega me olime täpselt selle kaamera juures, aga vanais ütles, et ta ei näinud. Aga ülekanne oli pikk, kes teab, võib-olla ikkagi olime. Ja siis samal ajal, kui me oleme kõnes, vanais ütleb, et issand Maria, üks väga imelik asi juhtus. Neeme järvi kukkus pikali puldis. Alguses ta vist ütles, et kukkus puldist maha. Ja ma olen nagu, oota, mida sa ütlesid, et kukkus puldist maha, ma kuid see, kuidas Neeme järvi lendab sealt puldi pealt maha, vaata. Siis vanais ütleb, ta nagu pool naerab, ütleb, issand jumal, et ma ei saa aru, ta on pikali. Tema vanune ja vanais mees. Ütleski, ta on ju minu vanune mees, issakene. Siis ma sain nagu live update'i vanaisalt, sest me juba kõndisime, me ei näinud, aga siis vanais oli mingi, oota, nüüd siin mingid mehed aitavad püsti, issand jumal, ta on ju minu vanune, väga õudsa näoga on tal seal praegu, tal on see pärg ju ka. No, ma sain väga värvika kirjelduse igal juhul. Ja siis lõpuks, et ei vist ikka on elus ja vist ikka hingab, kõndis omal jalal maha. Ja ma loen, et ta on mingi haiglas ja annab kommentaare, nagu see tundus nii valus. Mulle nii meeldisid ta need kommentaarid olid, mingi ärge minu pärast muretsege, ärge pablage nii palju, see on nii nagu vanaisa attitude ka minu meelest. Et see oli jah nagu... Meil keegi Neeme järvi laadselt ei kukkunud seal Poolas. Poolas, jah. Aga sarnane, ma kujutan ette, kuidas nagu sa oled seal kõrgel. Vabandus, kui kõrge see on?
Ai, see on suht kõrge ja tal oli see pärg kaelas. See Ma oli saan aru, kindlasti mingi 10 et siis oli see, et nagu korrata, teeme uuesti ja tegelikult nagu see teine laul oligi juba nagu too much. Kuigi tegelikult, mida mina nägin ja sain teada esimest korda on see, et need lauljaid, no neid on nagu hoomamatult palju ja kui sa oled kõige üleval, sa oled seal terve päeva põhimõtteliselt seisnud ja keegi minestab või on midagi nagu mingi terviseprobleem, siis selles laulupeo kavas on üks leht, mis on erkpunane ja siis kõik tõstavad selle ülesse ja siis nagu kaugelt vaadates tegib ring neid punaseid nagu lehekesi ja siis on teada, et sinna peab abi minema. Mis nagu, väga hea, et siuksed meetmed on teistpidi nii hirmus, kui sa oledki seal kõige nagu, üleval. See oli mul suur hirm festivalidega ka, et kui ma kuulsin, et kellegi esitluse ajal kukkus seal poolest keegi kokku seal ees ja nad pididki tõstma seda naist, kes on minestanud ära, ta ei olnud teadusel, pidid tõstma ta sinna ette turvameeste juurde. No ja nagu, kontserditel sul ei ole nagu see on nii hirmus. Mingit loogikat yeah. Või et rahvamassi seast nagu, see on ülikeeruline, et seal vähemalt oli nagu kohe selge, et oli nagu kuidas sa nagu teed kontserdil flashlight, no jah. Ja ka flashlight tundub nagu kõik elavad või mingi punane nagu teloekraan, aga ikkagi see on nagu help. Aga ühesõnaga minu laulupeo kokkuvõtteks mul on ülihea meel, et ma käisin, mul on nii hea meel, et ma käisin koos Annaga, kes oli nagu mul siuke teejuht. Sa oled käinud varem? Olen laulmas käinud, jah. Ja korduvalt ka nagu Anna oli nagu juba vana veteran ja siis iga asjaga ma olin nagu oota nii, millal see hakkab, mis nüüd siin peab tegema ja tõesti nagu, ja see oli nii palju rohkem ka kui lihtsalt see laulu nagu kuulamine, et see oligi nagu veits siuke festivali vibe, aga Eesti rahva nagu oma festival, kõik mingi käivad ringi, sööd seal mingid snäkiputkad on ju, jätsi, igasugused soojade saiade putka oli seal, no tavaline tegelikult. Suht tavaline oli ja võib-olla ma valetan, aga kui ma ei eksi, siis mingid laulupeo korraldajad või keegi andis nagu kommentaari ka, et nagu ongi arvestatud sellega, et ei oleks nagu mega üles puhutud need hinnad seal, aga me ei söönud nagu täis lõunasööki. Et selles mõttes me nagu nii hästi ei teadnud, aga et ongi kogu see melu ja et seal on nagu nii palju rohkem kui lihtsalt selle muusika kuulamine ja see oli lihtsalt kokkuvõttes väga, väga nagu eriline kogemus minu jaoks. Mul on nii hea meel, et te saite seda kogeda. Ja ma loodan, et see tuled järgmine aasta koos meiega. Järgmine aasta? No järgmine laulupeo aasta, 3 aasta pärast siis. Järgmine kord me esineme. Me juba mõtlesin, et teeme oma tantsugruppi, meil on plaanid on soolas. Ma pidin minema tegelikult tantsu peale, mul meenub, sest meil oli koolis valikaine, kus sai tantsida ja ma lihtsalt ütlesin, ma ei lähe. Et ma sain valida minna peaaegu ja tantsida seal. Ja laulupeaga oli mul sama. Mitte minna, mul nagu meenub, see oli mingi Mina tantsupidu oli 2003 oligi siis. Ma ei tea. See oli vist, seal on veel see noorte laulua ma olin gümnaasiumis. Siis oli noorte laulua tantsupidu. Ma olin noorte omas ja. Võib-olla tõesti. Ja, et seda mäletan. No igal juhul see oli minu üks siuke suur sündmus vahepeal ja kuna see tõesti oli nagu terve nädalavahetus, siis mul ongi tunne, nagu ma oleks mingi nädal aega seal laulupeol olnud ja endiselt taastume sellest. Delfis oli isegi rubriik Taastume peost. Siis seal oli artikkel, kuidas rahvarõivaid puhastada, kuidas valutavad kurku ravida. See oli nagu väga nunnu minu meelest. Ma pean kõike neid meetmeid endale nagu räägi, mis sinul vahepeal uut on olnud. Ma käisin Poolas ja ma olin seal 5 päeva. Ma läksin teisipäeval ja tulin pühapäeval. No tegelikult 6 siis, aga... Peaaegu sama kaua kui laulupidu siis. No just täpselt. Ma ei kujutata, kui kaua nagu see laulupidu kestis. Kogu aeg tundus midagi olevat ja ma lugesin uudiseid ja ma olin mingi... Põmst oligi nii. It's never ending. Aga ma käisin omamoodi laulupeal Open Air muusikafestivali, kus siis... muusikafestivalil. Ma pidin ära mainima, mis festival on, sellepärast, et Maria ju ikka ei tea. Ei, no mina polnud kuulnud siuksest festivalist ja mina ei saanud aru, kas see ongi eraldi festival, kui kõik saavad minna või sa lähed nagu, et see ongi see sinu see brändi, nagu ma korra mõtlesin, et see bränd, kes sind kutsus, teebki ise seda festivali, aga siis ma nägin TikTokis, et ämmaemand Merle käis ka seal. Jaa, nice. Ma olin nagu, okei, see on päris koht, kus Laura käib. Laura käib lihtsalt mingites võltsides kohtades mingis välja mõelda. Et sinna saavad tavainimesed ka minna, mitte ainult sisuloovad. Ei, see on nagu tavaline muusikafester, Nii et seal oli äge küll ja ma nägin Sailat väga lähedalt. Ma olin äkki teises reas. Ja ma olen seda täpselt kindel, et meil oli silmkontakt. Keegi kommenteeris ka, et nad arvavad ka, et sa ütlesid, et teil oli silmkontakt, et sa ei saanud pärast öösel magada ja et nad arvasid, et sellel esinejal oli sama kogemus kindlasti. Muidugi oli. Aga muidu oli ülimalt äge. Poolas oli ilmaga nii, et esimene päev oli 32 kraadi ja UV oli 7. Teine päev oli 17 kraadi ja vihm.
ja siis jäi kuskile sinna kanti 20 midagi. Nagu Eestis. Ja täna hommikul ma hakkan siia jalutama ja ma panen nagu kampsuni ja nahktagi ja ma higistan reaalselt kohutavalt. Või noh, mina higista ju, aga nagu... Olematu tahtsin just. Pole kunagi juhtunud mul oli varem. nii palav ja ma olen siiamaani kampsuniga nagu väga soe on. Ma tundsin ennast nagu hästi. Kas me mitte eelmine episood ei manifestinud head ilma või? Jaa, võib-olla. Et laulu peal ka nagu lõpuks tuli see päike välja ja lõpuks sellel pühapäevasel päeval oli nagu nice, aga see laupäev oli vihmaga ikka suht karm. Üks asi, mis ma ütlen nagu, kui samamoodi oli selle Coachellaga ju, et kuna ma käin seal nagu üksinda, siis nagu festivalil, mitte see, et ma olen 24/7 seal üksinda, mitte sellepärast. Ma olen ikkagi nagu mingi Baltikumi influkatega, aga nagu festivalile üksinda minna, ma tean, et inimesed käivad, mida sa teed seal üksinda, nagu sa ei kuule muusikat, sul hakkab igav, sa tahad jagada elamust kellegagi, et võtke ikkagi sõber kaasa, kui ta lähetab. Nii et kas sa oled käinud festivalil mingi suurel peale beach grinding? Üldse või üksinda või mis asja? Mõlemat. Ei, ma eelmine osa rääkisin ka suht pikalt, et see festivaliskene pole minu nagu kõige lemmikum, aga nagu ma aru saan, et sa sinna nagu poole maailmas sa ei ole veel langenud, inimesed, kes käivadki üksi reisimas ja ütlevad, et see on maailma parim asi, et sa koged üksi kõike. Seal oli üks Leedu influencer ka kutsutud, kellega mul oli väga pikalt see arutelu, et tegelikult oli nagu õhtu käes juba, ma nüüd räägin ühte kindlat olukord, oli õhtu käes ja viimane artist läks peale 12:30 öösel ja ma teadsin, et mina ei jaksa seda kuulata, sest ma olen kohutavalt väsinud ja siis mina läksin koju hotelli, aga ma ütlesin, et kui sa tahad, ma võin jääda. Ja ta oli mingi, ei, et I solo travel all the time. Ma käisin Londonis üksinda 3 korda. Ja ma olin üks päev, oli vaba päev ja ma olin hotellis terve päev nagu hommikust õhtuni ja ma hakkasin kassima. Ma hakkasin helistama Mariale. Mul on nii igav, mul ei ole midagi teha, sest ma olin linna läbi kõndinud nagu Dansk ei ole nii suur. See on nagu... ja selle suurus, ma ei hakka isegi mingit võrdlust tooma, ma ei tea. Kõik oli nagu tehtud ja siis lihtsalt oledki oma mõtetega ja see on nagu teraapia, et sa pead lihtsalt oma mõtetega olema selles ühes hotellitoas ja mõtlema, mida teha. Oot, ma ei ole kunagi üksinda reisil käinud, mul tegelikult selle aasta bingokaardil ma panin kirja, et teha sooloreis. Alguses on väga tore, lõpus aga hakkad kassima. Ma ei ole otsustanud veel, mis vormis ma seda teha tahan. Et kas see on ikkagi välismaale minek ja see, et ma kogengi reisimise kogemust üksi. Minu eesmärk ei olnud isegi niivõrd saada reisimise kogemust üksi, kuivõrd võtta mingi periood, kus ma lihtsalt eksisteerin üksinda, mis ei ole mu kodu. Aga mul on nii suur nagu, küll mul on lendamise ärevus ja nagu üksi välisriigis viibimise ärevus, et ma ei ole nagu, ma hoian siin podcastis update'in teid, et kas ma nagu otsustan minna nagu, sest ma mõtlesin, äkki ma saan Eestis selle asja ära teha. Aga siis samas Eestis, kui ma kuskil üksinda läheks, no olgem ausad, ma ei lähe kuskil Tartus üksinda linna peale, nagu unustage ära. See on nagu teistpidi hull. Kusjuures selle lennuhirmuga, mida rohkem ma lennan, seda rohkem ma olen aru saanud, et see tekib mul. Sest ma ise magama jääda kui ma tunnen turbulentsi, ma ei tee nalja, ma nagu hoian oma kätes kinni. Ma kardan iga kord, et see on minu elu lõpp. Ja ma kunagi ei kartnud lendamist, aga nagu Ameerikas lennad, ma mäletan oligi, et oli nii suur turbulents või tugev, ma ei tea, kuidas öeldakse, et beebi hakkas karjuma nagu ja ta lihtsalt karjus, inimesed nagu tegid seda, et ehmatasid juba, sest see on see, et see free fall korraks. Free fall, kesad, sa 10 tundi lennad, lihtsalt järsku niimoodi ärkad selle peale ja kui krapud, et see on nagu aina hullemaks läheb ja see oli nii naljakas, et ma rääkisin oma isale ka, et ma kordan iga kord, kui ma lendan, ma mõtlen, et see on minu lõpp, et nüüd ongi kõik, et on mingi ja sa ikka astad sinna lennukile. Aga minu meelest lennuhirmuga on see, et see läheb mul on nagu sama kogemus, et see läheb hullemaks, mida rohkem sa käid. Või nagu see on huvitav, sest ma olen praegu on lennuõnnetusi ka ju palju. Sest nii palju on nagu lennuõnnetusi olnud, nii palju on olnud nagu marginaalseid, mida kajastatakse ja aga see on nii naljakas, et kui ma lendasin Poolast tagasi, üks Poola kuulus influencer, kellel on mingi 1 miljon jälgijat, oli minuga samal lennul, ma lendasin Gdańskist Varssavi ja kui käis turbulents, ma ei tea, kas seda on kummaline öelda, aga mul käis peas see uudis, kuidas on, et nagu lennuk, kus olin nagu mina ja Poola kuulus influencer kukkus alla ja ma olin mingi, miks sellised asjad käivad mu peas, kui ma lendan? Sest me näeme siukseid uudiseid iga päev. Kuule, kui me käisime Rootsis, me käisime siukse seltskonnaga, et põhimõtteliselt kõik minu nagu lähedased inimesed, välja arvutud sina ja pere, olime kõik ühe lennuki peal. Sest meil oli nagu üks, nagu minu friend grupist kõik inimesed läksid sinna ja meil oli
see oli vist sinna lennates oli ka väga tuuline maandumine ja see oligi nagu üks nagu ebatasasemaid maandumisi, mis mul on kunagi olnud. Ja mul käis peas see, mul on alati see, et vähemalt need mu kõige kallimad inimesed on minuga siin, vaata. Aga vaata üks influencer, kellel on küll palju pappi, ütles, et tema näiteks ei lenda kunagi oma perega sama lennuga, vaid iga perekonnaliige läheb eraldi lennule. Seda tehakse ja see on nagu mingi thing. Jaa, ülihuvitav. Et ei lennata sama minule rohkem pakub nagu vaata, mul pole lapsi ka. Ma olen kuulnud, et seda teevad kui nagu vanemad. Te olete kõik taevas ja mina pean sellega leppima ju. Ja, aga su elu ei sõltu otseselt nagu majanduslikult, vabandust, minust, vaata. Et ma saan aru, kui vanemad teevad seda. Aga emotsionaalselt? Jaa, seda muidugi. Jaa, okei. Aga üks asi, jätame selle lennuteema, ma hakkan muidu kartma. Üks asi, mis ma Poolas märksin, olid hinnad. Seal olid väga head hinnad, ma olin väga ülatunud, sest et see päev, kui ma... head hinnad Poolas. Jaa, sest et see päev, kui ma kassisin, nagu ma läksin Mäkki endale ja ostsin jäätise nagu vahvlijäätis 70 senti. Üks pudeli vesi 1,5 liitrit oli ka mingi 78 senti. Wow. Matcha, hea matcha, mis Eestis on 8 eurot, oli seal 5 nagu quality matcha siirupiga. Ja kõige parem osa, Festeril, kokteil, gin tonic, 10 eurot. Pant oli sees. Wow. Pant oli sees. See see Eestis isegi baaris. Ja. Minul see matcha 5 on see, kui see hea matcha. Kaerapiim ja kookussirup. Ja quality matcha. Jõid siis täie raha eest või? Jaa, 3 korda. Väga hea. No eks see hinna teema, see on väga hea tegelikult sild ka ühele teemale, mis veel oli üks suur muutus, mis viimasest episoodist saati on toimunud, milleks on see, et vahepeal tõusis käibemaks 24%-le, mis tähendab, et kõik hinnad põhimõtteliselt on nüüd tõusnud jälle. Kas sa oled nagu juba tunnetanud ka seda? Täna hommikul, kui ma tahtsin vett osta, mul oli ikka mõtetes 78 senti 1,5 liitri Poolast ja ma ostsin 0,5 vee 1,30 midagi. Siis nagu, ma ei mäletanud, et see oli üle 1 euro kordagi. Et on märgatav. Ma ei tea, kas taksohinnad ka ju sõltuvad sellest. Taksohinnad ka väga kallid siin. Mina olen küll tundnud. Ma sõidan üsna palju taksoga. Et kohv ka, kõik. Toidupoes eriti. Toidupoes toidupoes tuleb... Vast ei taha süüa enam. Eks see nagu sel teemal on nii palju mingeid sotsiaalmeedias juttu olnud. Kansi õun oli täna nagu üks õun, oli ka mingi 1,40 või. No ja Kansi võib olla mingi kallis tüüp, ma ei tea, kus nad seda impordivad. Ja banaan 30 senti. See on ok. Banaan 30 ja see Kansi on täpselt samasugused. Okei, tundub, et Laural on väga täpne ülevaade. No, ma käisin just enne poes ja ma olin just tulnud Poolast freshly. Ma olin mingi, oh my god. Jah, kui sa vaata näed, et mujal on odav, siis jääb kohe nagu ma tahaks ainult reisidel käia, sest seal on nii soodne kõik. No ja see nagu maksutõusude teema vähemalt minu orbiiti jõudis juba sellest saati, kui olid viimati, sa ei saanud valida siis on ju, kui olid viimati suured valimised? Ei. No see oli see, kui Kaja Kallas ütles enne valimisi, et lugege mu huultelt, maksud ei tõusa ja need on nagu räigelt tõusnud sellest saati. See on tegelikult üks ja sama, lihtsalt peaminister vahetus vahepeal on ju. Et see oli nagu, ütleme see hetk, kus see teema minu orbiiti tuli, aga kuna me oleme Annaga rääkinud sellest, et kuna me kolisime välja ajal, kui nagu see koroona ja sõjaaegne esimene tõus oli juba toimunud, et siis meil on nagu raskem seda erinevust ka hetkel tunnetada, sest mul ei ole seda kogemust, et enne sain nagu selle summa eest nädala toidukorvi ja nüüd on rohkem. Aga nüüd meil kindlasti jälle on see erinevuse tunne, sest me oleme nüüd ju aasta või kaua me oleme omaette elanud, et aasta 2, et nüüd saab nagu tunda. Ja rääkides toidukaupade hindadest, siis ma nägin seoses selle käibemaksuga, et on üks rahvaalgatus, mis on ka sisuloojate poolt olnud jagatud ja tähelepanu saanud, mida alustas siis Masterchefi No võt, diktsiooniharjutused, maestro, 4 rubla liiter. Masterchef Eesti esimese hooaja võitja Jana Kuzanova, hääldatakse niimoodi vist nime, kes siis algatas petitsiooni toidukaupade käibemaksu alandamiseks, kus siis pakutakse välja, et toidukaupade käibemaks vähendataks 10% peale. Et praegu on toidukaubad, nagu kõik muud kaubad, 24%, ja et seal toodi lihtsalt näiteid, kuidas mingi Soomes, Rootsis, Saksamaal, Belgias, Poolas, igal pool on nagu vähendatud käibemaks siis toidukaupadel.
kas sa Lätit, Leedut ei vaadanud või? Ei vaadanud. No, ma tahan aga vaadata. sa võid vaadata taustale huvi pärast. Täna on sellel petitsioonil 42 000 allkirja, aga kas te teadsite, et selleks, et rahvaalgatus jõuaks Riigikogu aruteluks, on vaja ainult 1000 allkirja ja Riigikogul on kohustus see läbi vaadata? Ma jäin kinni sellesse, et nad tahavad alandada seda 14%. 10% peale. No näide, et Soomes on, isegi Soomes oleks siis nagu rohkem, Soomes on 14%. Aga 14%, see on väga, 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 väga palju. No jah, eks see nagu... Vaata, me ei ole, nagu kas meil üldse kunagi Eesti ajaloos on ükskõik mis asjadele olnud, no hotellid ja sükst asjad. Hotellid, ajakirjandusväljaanded, aga toidukaubad on olnud ikkagi alati nagu tavakõmmi määraga, mis kõige vähem on olnud vist 18 on ju. Ja. No seda, mis sa vaatasid? No siin on chat info, mis nagu ei või olla nii nagu tõden. Allikas on ChatGPT ühesõnaga. Jah, aga see on kõige kiirem hetkel. No Lätis ja Leedus on standardkäibemaks 21% on ju. Aga Lätis näiteks mõnele tooterühmale on erand. Puu- ja köögiviljad, värsked marjad ning kartul on 5% käibemaks. Kehtib. No okei, oota, kust ma alustan? Ühtepidi selle rahvaalgatuse all on nagu hull kommentaarium ka, kus pakutakse välja, et teeme tervislikele toitudele madalama ja kodumaisele toodangule, kuigi ma ei tea, kes siis otsustab, mis on tervislik ja mis mitte, sealt läheb nagu asi väga detailseks, aga nagu üks suur osa kriitikast selle ettepaneku puhul ongi see, et seda vaadatakse nagu liiga lihtsustatult või et nagu käibemaks ja sealt veel konkreetsed toidukaubad on nagu nii, kuidas ma ütlen, et see on nagu ainult üks meie probleemidest ja kuigi ma nagu nõustun sellega, et nagu toidukaupade puhul see kõmmi vähendamine ilmselgelt nagu aitaks toimetulekuga, eriti nagu väiksema sissetulekuga inimesi, siis nagu, kuidas ma ütlen, kui meie piltlikult öeldes meie nagu riiklik rahakott on nagu mega miinuses ja me veel siis teeme nagu toiduainetele, võtame ka 14%, et kuskilt tuleb see raha siis nagu võtad mujalt. Ikkagi kuskilt mujalt võtta ja aga teistpidi jällegi, ma olen samas ka nagu selle poolt, et rahvana nagu vajadus on rahulolematust välja näidata ja et me ei pea seda, ilmselgelt põhikoht, kus me seda teeme, ongi valimistel, aga et ma nagu pigem olen ka selle poolt, et ka valimiste nagu vahepealsel perioodil märku anda, et see ole nagu meie lihtrahva ülesannega mingit suurt pilti ja poliitstrateegiat välja pakkuda, vaata. Et selles mõttes on nagu äge. Et ma tean, et Mallukas jagas seda ja kuigi Malluka puhul mul meelis see, et ütleb, et ta on poliitkauge inimene ja ta ei ole poliitikaga seotud, aga Aga kui asi jõuab sinuni, kus sul ongi nagu, sa näed poes seda hinnatõusu, siis sa paratamatult märkad seda ja see mõjutab ju sind, nii et ei, absoluutselt. Ükskõik kui poliitkauge sa tegelikult ei ole, see ongi minu see või mitte minu ütlus, aga see, Maria ütles. Mis ma olen siin öelnud, et nagu sa võid olla poliitika kauge, aga poliitika ei ole sinust kauge nagu. Saad aru, mis ma mõtlen, on ju. Aga teistpidi ka nagu äge, sest kuidas me muud moodi nagu kui on platvorm, siis muidugi mingeid muud, Mallukas ütles, et talle kirjutatakse nagu palutakse, et aita mul arved ära maksta või mingid siukseid asju reaalselt, et ma mõtlen, et ta oli nagu siis ma võtaks ka juba sõna. Ka seda pidi, sest ta nagu ütles, et tal pole mingit probleemi toimetulekuga, et võtke mult. Aga et inimesed nagu kirjutavad. Wow. Aga jah, ma nagu hakkasin lihtsalt, miks ma üldse tahtsin sellest rääkida, oligi sellepärast, et ilmselgelt tulevad sügisel kohalikud valimised, on ju, ja mulle, jällegi ma ei räägi siin nagu kõikide noorte eest, sa võid anda oma arvamuse või tegelikult mõlemad võite anda, aga et ikkagi me nagu noortena kipume, ma kahtlustan, et suur osa noortest endiselt hääletab nii, et jõuab see periood kätte ja siis sa lihtsalt lappad neid programme, oled nagu, kelle poolt mu vanemad hääletavad, kelle poolt mu sõbrad hääletavad, siis sa umbes silmad kinni lähed, võtad mingi nime ja annad oma hääle nagu natuke suvaliselt võib-olla. Mis sa ootad mult siit? Et kas sul on... Ma pigem küsin, kuidas siis seda vältida? No võtte, minu mõte ongi see, et see on nüüd mul siis 3. kord sügisel valima minna ja iga kord on see, et ma alles hakkan huvituma sellest teemast vahetult enne, aga neid programme lugedes sa tegelikult ei saa, nagu et need programmid, ütleme ausalt,
Need ei loe mitte midagi. Kas Delfis on ka see, et sa valid ja siis annab sulle mingi... Jaa, aga nagu need valimismootorid on vapšee nagu kõige mõttetumad asjad, nagu ainus koht, kus me reaalselt minu meelest mingit sisulist infot saame, ongi, et vaadata, mis nagu vahepealsel perioodil tehtud on. Et nagu vaadata, kes täna neid otsuseid teevad. Need on inimesed, kellele meie oleme ise nagu oma hääle andnud ja see on nagu raske, sest ilmselgelt ajakirjandus ju kogu aeg vahendab, mis iganes asjad toimuvad nagu seda kõik on nagu mega palju, aga teistpidi siis ma proovingi nagu siin vaata veits arutleda, et sa oled nagu okei, hinnad on kõrged, aga tuletame meelde, kes on olnud nagu viimased aastad võimul ja neid otsuseid langetanud, on ju. Ma võib-olla ütleks siia seda, et minu arust kõige hullem asi kogu selle asja juures ongi mõelda, et need kohalikud omavalitsused ei loe mitte midagi. Et nagu, et need ei anna seda tulemust, et mis ma ikka hääletan või annan oma hääle. Et see on nagu mingis aspektis üks kõige hullemaid asju, mis sa praeguses this economy saad nagu teha. Selles majanduslikus seisus. Jaa, ei, ma nõustun 100%, aga teistpidi see ongi, mitte et minna nagu, ütle stopp, vaata, kui me liiga kaugele poliitika teemaga lähme, aga see on ka nii keeruline, sest kui sa reaalselt hakkad, nagu ma juba ennustan ette ära, kui sa hakkad vaatama neid programme ja mida lubatakse ja siis sa võtad nagu selle, mis on siiamaani toimunud, siis seal on nagu väga suured käärid. Ma arvan, et kui sa ikka veel kuuled meid, siis me võime tähelepanu tuua sellele artiklile, mis Marias hiljuti tehti. Oh my god, jaa, issand, see oli tõesti. Maria võtab väga palju sõna hetkel poliitilistest teemadest oma TikTokis, mis nagu eelmises episoodis ma ütlesin, ma lähen sinna meelelautust otsima ja see on viimane asi, mis ma saan Maria kontolt. Minu kõik sisu ei peagi olema see, inglise keeles on hea sõna escapism, koht, kuhu sa nagu põgened, vaid keegi peab olema see ka, kes siis annab mingit mõtteainet. Okay. Aga jaa, see artikkel oli päris naljakas. Või õigemini see sai alguse sellest, et ma tegin TikToki mis iganes teemal ja keegi kommenteeris, poliitika teemal ja keegi kommenteeris, Maria, sa oled nii mehelikuks muutunud. Ja siis ma tegin nagu reageerimisvideo sellele, kus ma rääkisin, et kui see on mehelik, et siis ma vist olengi mees ja muidugi Kroonika trükkiski selle niimoodi, see oli väga, väga naljakas. Ise sa ütlesid nii? Ei, aga nii oligi. Ja siis ma nagu mõtlesingi, see lihtsalt mõte nagu läks uuesti selle peale, et kogu see nagu naiselikkus versus mehelikkus, see ei seostu enam selle poliitika teemaga, aga lihtsalt kuidas on sellest ka nagu nii palju juttu olnud ja kuidas mina olen nüüd olnud nagu elus piisavalt kaua, et näha nagu pendli mõlemat äärmust. Et ma mäletan nii väga, kui tuli kogu see liikumine ja mõtteviis, hakati rohkem rääkima sellest, kuidas naine võib ülikonda kanda ja kuidas naised võivad ja julgustatakse naisi töötama nii-öelda meeste töökohtadel ja kogu see nagu see julge liikumine. Küsida palka ja mine sinna positsioonile. Absoluutselt, just ja et naiselikkus ei ole nagu defineeritud asi ja naiselikkus võib ükskõik milline olla. Võrdväärsus, sooline. Just ja kuidas nüüd on siis tulnud ka nagu see teine pool, mis on see, et naisenergia. See on minu naisenergia, minu naiselikkus on ju, kõik sellised asjad, mis ju see on loomulik ka, et ongi kaks äärmust ja enamik meist on seal keskel, aga lihtsalt ma olen nagu just see teine pool, see naiselikkus ja meesenergia ja dominantsus versus lased asjadel juhtuda. Ma lihtsalt hakkasin selle peale mõtlema peale selle artikli lugemist ja ma sain aru, kui väga see on mind nagu ilma asjata ajanud segadusse. Aga vaata, neid videosid tehakse sotsiaalmeedias ju peamiselt ikkagi nagu see, kes teeb pigem nagu vaatamist ja klikkide pärast, et ta proovibki nagu kuidagi, mis see on provotseerida? Provotseerida, sind vaata, et diskussiooni tekitada, on ju. Aga nagu noored, kes ongi sotsiaalmeedias ja jälgivad seda, siis nad nagu hakkavad võib-olla ennast kuidagi mõõtma nende nagu standardite alusel, mis on nii ohtlik. Tegelikult seal on ka vahepeal paik ja sa saad mõlemas äärmuses käia. Ei, nagu algas pihta see lugu sellest, kuule, ma tegin isegi ju. Ma olen isegi podcast episoodi sel teemal teinud, et kas mees peaks minu õhtusöögi eest maksma. Ja ma lihtsalt, mind on isiklikult väga mõjutanud kogu see jutt sellest, kuidas, et kas sa ikka oled naisena oma naisenergias ja olles lihtsalt inimene, kes on loomu poolest väga nende definitsioonide järgi siis maskuliinses energias või ma nagu olen väga kuidagi
tihtipeale seltskonnas see, kes võtab juhtimise enda peale, kes võtab vastutuse, kes nagu ongi kuidagi nagu algataja või mulle ei meeldi nagu jätta asju juhuse oleks. Aga sa oled ka vanem laps. Kuidas ja esimese lapse kõik need sündroomid sinna juurde, ma lihtsalt olen nii palju nagu tunde ja aega veetnud nagu kogu selle propaganda või nagu kogu selle maailmavaate pärast nagu ennast küsitledes, et issand, et oota, kas ma olen jälle nii mehelik, oota, kas ma olen maskuliinne ja siis hiljuti mul oli see hetk, kus ma otsustasin, et mind ei koti rohkem. Ma otsustasin, et ma sain, mul oligi see moment, et ma sain aru, kui väga see on minu mõttemaailma pugenud ja kuidas tegelikult on täiesti savi ja see ei ole ainult seotud nagu mehe ja naise või nagu suhteteemadega, vaid üldse elus ja mul see oli väga ilus moment. See oli väga ilus moment, sest see oli see vabastus, et ma olin nagu, et #ilus moment. #ilus moment, ma võin olla, et ma ise luban endal ollagi. #ise oma. #ise oma. Selline nagu ma olen. Ja ma nõustun, ma olen ka käinud mõlemas äärmuses, et ma olen võib-olla siis nagu karjääri ja töö mõttes ma olen nõudlik, ma lähen selliseks mitte karmiks, aga kuidagi iseseisvaks ja kohati võib öelda meheliku energiasse, mulle meeldib juhtida ja nii edasi, aga eraelus ma ikkagi olen pehme ja kulgen läbi elu ja nii mulle meeldib sellises naiselikus energias, et ja kõik on normaalne. No vot, aga siis ongi, ma näen, või eks see on siuke ka sissevaatamise küsimus, et kui sind keegi... Kuidas sa mind kirjeldaksid? Ei, no ma arvan, et meist kahest sa oled rohkem... See oli nii loll küsimus. Kas ma olen naiselik või mehelik? Mart, kui meid nagu võrrelda minu mätta otsas, siis sa oled meist kahest rohkem see, kes nagu just eraelus nagu on rohkem let's go with the flow. Yeah. Ma lasen asjadel juhtuda, ma ei kontrolli. See on juba mine paar osa tagasi, kus me rääksime pidutsemisest, et Laura ütleb, et küll tuleb, see peab olema avatud ja mina olen väga see, et ma tahan kontrollida oma kogemust, sest ma ei taha nagu oma aega raisata, ma ei taha oma energiat raisata. Ja selles mõttes ma arvan, et sa oled rohkem jutumärkides naiselik. Aga minu meelest ma ei raiska midagi, et nagu ma lihtsalt mõtlen nii, et ma ei raiska midagi nii, et it's all about the mindset. Jaa, aga ma arvan, et see ongi ka teistpidi, see, et kui sinul see mõttevis on, et ma ei pea tundma, et mul peab ka see olema. Et ma olengi sinu see väike touch sellele või? Ei, ma arvan, et sinu puhul mul on olnud teinekord neid momente, kus ma olen nagu, et vau, ma ju ei opereeri niimoodi. Ja ma arvan, et kogu nüüd see, eriti naiste poolt, see loogika, et sa peadki nagu voolama läbi elu ja laskma kõigele enda juurde tulla. Ma ei ole saanud sellega samastuda, olles väga see tüüp A, kontrollin oma kogemust. Kindlasti seal on nagu mingeid asju, kus šnitti võtta ja teinekord minusugused inimesed on ka väga perfektsionistid ja mõõdavad ise ennast joonlaua, karmi joonlauaga. Aga lihtsalt, et nagu... Vaatu kui äge, et me toome tasakaalust, et mina näen sinus asju, mis võib-olla minus ei ole ja vahest ma vaatan, et ma ei taha seda, aga vahest ma olen mingi võiks ka midagi sellist osata või näha. Ja sa näed sama minuga. Huvitav nagu, et kas see pendel nüüd nagu läheb... Iga mõistlik inimene peaks ikkagi aru saama, et seal vahepeal on ka koht ja see on nagu okei, et võib-olla on raske sotsiaalmeediast nagu kuidagi välja tulla ja näha, et need on nagu seatud standardid nende poolt, kes lihtsalt tahavad vaatamisi ja diskussiooni tekitada, aga äkki me olemegi hea reminder. Ei, ma arvan, et eks on nagu reaalsed äärmuslike nagu vaadete ja uskumustega inimesi ka ja eks nende väljaütlemised saavadki nagu kõige rohkem tähelepanu, aga jah, nagu elus ikka, siis enamus inimesi on seal vist keskel ja lihtsalt mul oli nagu huvitav enda sabast kinni saada ja olla nagu, et oh my god, vau, see on see, et langesin selle propaganda ohvriks või nagu jah. Väga tõsised teemad olid see episood. Kuidagi juubeli osa läks, ma võin paar nagu natuke pehmemat teemat siia lõppu panna või lihtsalt asjad, mida ma veel nägin, mis vahepeal on juhtunud. Esiteks Franz Malmsten avas Pärnus siis oma majutusäri, oma ööbimise, kus ta siis ütleb, et ta majutab kõige hullemaid pidutsejaid ja umbes sinna saavad noored inimesed beach grindi ajal hullama tulla, mis oli nagu huvitav. Okei. See on huvitav sellepärast, et nagu ma mõtlesin sellele, et davai, sa teed midagi sellist. I get it, aga need pidutsejad on ju üsna räpased. Kuidas üldse midagi püsti jääb?
tahaks pärast näha, kuulda, kutsume ta siia. Ma olen ka huvitatud, et näha, kuidas see nagu minema hakkab, et ma nägin, et tal olid seal mingid äripartnerid ka. Ma nende kohta nii väga ei teadnud, et kuskilt peab seal muidugi... Ma kuulsin, et peaaegu vabariigi soodsamad hinnad on esimese korruse paari jookidel. No eks me näe, vaata huvi pärast tahaks seal ööbida isegi. Ma nägin, et nad tegid loosi. Et nad loosisid Beachgrindi ööbimise juba välja, mis tähendab, et nad nagu juba... nad juba jätsid ära, et nad kõige magusamal ajal saavad nagu, et kõige magusamal ajal hostivad inimesi nagu tasuta. Aga no ma ei tea, väidetavalt ta oli seal ise renoveerinud, ise ehitanud, et võib-olla tõesti peab tema käest uurima selle kohta. Või kui keegi käib, kirjutage oma kogemuslugu meile, palun. Me võtame selle mõnes episoodis ette. See oleks huvitav ja siis veel suvistel teemadel ma nägin uudist, et Rotermanni tuleb suvekino. Kas te teadsite? 10. juulil avatakse Sõpruse kino, korraldab sinna nagu ongi õuekino, nii nagu kunagi oli vaata lauluväljakul autokino, kas te mäletate või? Suvel? Ei, ma mäletan, et see lubab mul kaasa tulla enda ja su sõpradega. Oh my god, oli ka nii või? Võib-olla oli tõesti, siis see pidi väga ammu olema igal juhul. Aga autokino oli, aga see ongi siis nagu õuekino. Telliskivis oli ka mingi koht tegi seda kino, ma mäletan, et istusid ja nii. Ma pole käinud ja ma täiega tahaks minna. Ma tahaks ka sellest õuekino fenomenist aru saada, et eriti suvel, mis ilmadega, aga kui on soe ilm, siis see tegelikult võib isegi äge olla selline kommuuni tunne. Minu meelest see võib täiega lahalla, ma tahan 100% minna. Kes ei saa kaasustama, nii ka ostad sealt mingi söögi kaasa ja manšid. Ei, aga ma arvan, seal ma mõtlesin jenkila, aga mis ma võtan selle grilli ka endal sinna, et siis on üks keeralliha mingi. Ja, aga minu meelest see on nagu veel üks suvine tegevus, et ma olen ise nagu üritanud leida, kuna ilmad on olnud nagu nad on olnud, et mingeid tegevusi, et sul oleks see tunne, et okei, et ma tõesti nagu tegin midagi suvist ka. Et seda oli nagu lahe näha. Ma lugesin sealt, et seal on erinevaid filme ka, et mingi Hollywoodi ja Eesti mingeid ajalooliseid ja kõike muud, et kõigile midagi. Sporditeemalisi ka, kuna on ikkagi spordipealinn. Jah, Tallinna spordipealinn. Nagu ma näen silti, kultuuripealinn oli Tartu, on ju? Ja siis neid näed, et team. Et lubati mingeid sporditeemalisi filmi ka. Nii et ma olen teada, kui ma olen seal ära käinud. Ma tahtsin öelda, et ise kui põnevil ma olen suve jaoks, aga ei, no see on absurdne. Ma panin täna jope selga hommikul, tuli õue, sain aru, õues on troopika. Olin šokeeritud, sest ma olen nagu nii soe ja siis sain aru, et oota, praegu juba on juuli. Et endiselt manifesteerime head ilma ja loodetavasti, kui see osa üles läheb, siis juba ka on parem ilm. Võt, no minul pole tänaseks rohkem mõtteid vist ei ole. Mul ka mitte. Ma tahtsin tegelikult kooki võtta juubelisaate puhul. Me sööme. See läks nii kiireks, et võib-olla siis nagu järgmises osas. Ja ma väga ootan kuulata tagasisidet kahekesi versus külalist osa. Mulle väga meeldisid Kermo Murel ja osa all. Et tegime nagu põhimõtteliselt tunniajase osa nagu temast. Ja siis keegi kommenteeris, et ma ei saa ikka aru, kes ta on. Mis ma ka mitte. Aus. Läheb tema plaaniga kokku, aga mu mõte oli see, et jätke alla tagasiside, kuidas teile siuksed osad meeldivad. Jah. Aitäh kuulamas, kui te veel siia lõppu jõudsite pärast meie keerulisi teemasid. Kui te peale käibemaksu juttu olete veel meiega, siis me hindame teid väga. Jätke, kommenteerige alla, mis mõtted teil tekkisid, kas te olete juba tundnud, kas te olete juba teadlikult hakanud kuskilt kokku hoidma, selleks, et kõrgemate hindadega toime tulla. Mina peaaegu üks päev kaalusin, kas mul tõesti on kohvi vaja. Ja siis sain aru, et jep. Me saame hakata nippe jagama, kuidas raha kokku hoida ja kõike muud. Ma olen viimane inimene, kes neid nippe peaks andma. Mul käib praegu... Mul on ma ei tea, siis kui see osa läheb üles, kas mul veel käib, aga mul on Swedbankiga on Rott Mode blogi käib nende juures ja siis ma iga paari nädala tagant annan sinna uuendusi ja iga nädalaga läheb hullemaks see olukord. Kuule, mina juba üks päev peaaegu tühistasin enda püsiinvesteeringust, ma olin mingi, et kus vasta raha. Ei. Vaat mul oli sama. Ühe ma tühistasin. Ma ei ole veel enda sellele pangale teada andnud. Tuleb ära karda väikseid väljaminekuid, ära karda suuri väljaminekuid, karda väikseid sissetulekuid. Ja see on mu elamoto. Vaat nii. Aitäh teile. Kuuleme siis järgmine nädal jälle, olge tublid, olge mõnusad ja nautigem suve. Ranna väljaanne on tagasi järgmisel neljapäeval, loodetavasti. Tšau!